Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Mustakassi imelised lood. Lepatriinu. Mis sa arvad, Black? Mis mõtet on kinkida kellelegi midagi, mida ei saa süüa ja mis ei lõhna? Mina võtaksin sellist kingitust solvanguna. Äkki ma küsin siis kellelgi teiselt. Milles asi? Ma tegin Marinetile kingituse. Me korraldame talle üllatus sünnipäeva. Marinett, tead küll see tüdruk moekonkursilt. Ta disainis mütsi, mida ma sinu moeshow'l kandsin. Ta on täiega lahe, talle meeldib teisi aidata ja ma ei ole andnud sulle luba sõbra sünnipäevale minna. Palun isa, Marinett väärib seda, et kõik tema sõbrad kohale tuleksid. Olgu siis. Aitäh, isa. Kannan sinu kingitud amuletti kõikjal kaasas ja tundub, et see kaitseb mind. Sa pidid ju Adriani Marinetti eest kaitsma. Ise ütlesid, et ta avaldab halba mõju. Meie sinuga oleme nüüdses sõjas. Sina kaotad kõik sõbrad ja jääd ihu üksi ja Adrian on varsti minu. Seda me veel vaatame, Liila. Minu plaaniga läheb veidi kauem aega, kui arvasin, aga te ei pea pettuma. Kas ka teie peate oma lubadust, kui ma selle ära teen? Ma täidan alati oma lubadusi. Te töötate liiga palju. Praegu pole aega alla anda, Natali. Ma tunnen Jaapani parimat mangade kirjastajat. Kui tahad, võin temaga teie koomiksiraamatust rääkida. Vastik valevorst. Ära võta teda liiga tõsiselt. Hindasin teie proovieksameid, enamik teist sai kenasti hakkama, mõned mõistagi teistest paremini, aga enne nende laiali jagamist, Marinett, kas saaksid oma koolikoti siia tuua? Tahan üht asja kontrollida. Keegi pani mu postkasti anonüümse kirjakese, kus seisis, et sa näppasid õiged vastused. Paistab, et sellel inimesel oli õigus. Aga mina ei ole seda teinud. Ilmselt keegi pistis selle minu kotti. Ometi olid su töös kõik õiged vastused. Olid või? Muidugi, sest ma õppisin. Õpetaja Marinett saab ju alati häid hindeid. See ei ole üldse sinu moodi, Marinett. Tavaliselt oled sa ju nii tubli ja aus. Muidugi. Sina panidki selle paberi mu kotti. Sina oled see anonüümne koputaja. Mina üritan sind kaitsta, sa süüdistad mind. Marinett, sa ei tohiks ilma tõenditeta kedagi süüdistada. Ma olen kindel, et see oli tema. Tema näppas need vastused. Kahjuks on see võimatu. Liila sai kõige halvema hinde. Ta tegi meelega valesti. Vabandust, õpetaja, kõik teavad, et Marinett ei teeks midagi sellist. Tõsi, ebaloogiline. Marinettil pole vaja valetada. Marinett, Liila, palun minge direktori juurde, kuni oleme selle lahendanud. Ma ju lubasin su elu põrguks teha, eks vaatame, kuidas sellest välja rabeled. Ma ei lange su lõksu, Liila. Hilja, oled juba langenud. Kuhu sa lähed? Kohe saad teada. Valmis? Ahah, appi, ai, mu jalg. Mis siin toimub? Marinett lükkas mu trepist alla. Minu kabinetti. Aga ma ei teinud midagi. Ma ei saa aru, miks Marinett mind ei salli. Ma olen üritanud temaga sõbraks saada, aga ta süüdistab mind valetamises, ässitab teisi minu vastu ja nüüd lükkas ta mu trepist alla. See on kõik puhas vale. Jätka, Liila. Ta võttis minult isegi vanaema kingitud kaelakee. Rebasega ripatsi. Sa pead silmas, et varastas? Pole tõsi, ma ei ole iial midagi varastanud. Minu tütar pole varas. Miks me peaks seda uskuma? Sinu süüdistustel ei ole mingeid tõendeid. Tegelikult on. Palun tee oma kapp lahti. Minu vanaema ripats.
ta lavastas selle. Ma ei ole seda võtnud ausõna. Sa ju tead, et Liila valetab, Adrian. Lila's lying, don't you, Adrian? direktor Damokles, ma arvan, Marinette Bancheng, sinu koht ei ole meie koolis. Liila Rossil oli õigus, seda tasus oodata. Marineti langemine masendab kõiki, kes teda usaldasid. Tunnen tohutut negatiivset emotsioonide tulva. Waves of negative emotions as they come crashing down. Valmis, Natali? Rohkem kui kunagi varem. Katalüst, ma on sulle tagasi väe muuta mind punaliblikaks. Scarlet Moth. Nüüdsest oled sa võimas punaliblikas. Tänu sulle saan nüüd välja saata nii palju akumasid, kui tahan. As I desire. Lennake mu väikesed akumad, leike Marinette ja ta sõbrad ja muutke nad kõik kurjaks. Tõe kuninganna ja printsess Õiglus, mina olen punaliblikas. Kuna süütuid enam ei usuta, annan teile mõlemale väe tõde päevavalgele tuua. Mul on hea meel, et olete tagasi. Mu meeleheitel ustavad alamad, kes te pettusite inimeses, keda kord nii väga imetlesite. Vastutasuks toote mulle lepatrinu ja mustakassi imelised. Mis juhtus? Ei midagi, kõik on korras, jätkake. Tumedad tiivad maha. Kui sa oleksid Akuma mõju alla langenud, poleks miski takistanud sind oma imelist öölasele andmast. Ja siis oleks lepatrinuga igaveseks lõpp. Me ei tohi lasta sellel juhtuda. Liila ja öölane ei tohi võita, ma kavatsen oma süütust tõestada, kui vaid Aalia saaks mind aidata. Aalia ei langenud koolis Akuma mõju alla, sest tema usub sinusse, helista talle. Sul on õigus. Hakkame otsast peale. Sind süüdistatakse proovieksami vastuste varastamiseks. Esimene asitõend, paber õigete vastustega oli sinu koolikotis. Sind süüdistatakse ka Liila trepist alla lükkamises. Keegi ei näinud, kuidas see juhtus, aga kõik nägid Liilat trepi all lamamas. Veel süüdistatakse sind Liila kaelake varastamises, mis leiti sinu kapist. Ja viimaks sul oli motiiv. Isegi mina tean, et sa oled Liilat algusest peale vihanud, sest ta sõbrustab Adrianiga. Hea, et ma sulle helistasin, aitäh, et mind toetad. Sa oled mu parim sõber ja ma usun sind, aga tõendid on sinu vastu. Õnneks selgitab maailma parim reporter alati tõe välja ja kavatsen su süütust tõestada. Aitäh, Hall! Esiteks süüdlased jätavad alati jälgi maha ja neid jälgi mööda minnes jõuame Liilani. Ei, süüdlaseni. Kui rutad kohe Liilat süüdistama, võib mõni teine võimalik süüdlane kahe silma vahele jääda. Ja. Kes see ka oli? Ta pidi kaelaketsu kappi sokutades sinna sõrmejälgi jätma. Ma lähen otsin sõrmejälgi. Marinette, palun tule alla. Saame pärast sinu juures kokku. Kuulake, me armastame sind, aga tegu on väga keerulise looga. Kuni me pole sulle uut kooli leidnud, võiksid meid pagariäris aidata. Ma ei ole ju midagi teinud. Kuidas ma saan oma süütust tõestada, kui ma pean päevad läbi siin passima? Siin on tegelikult väga mõnus, küll sa näed. Kandke hoolt, et ta saaks piisavalt puhata. Hästi, tänan teid, doktor. Võib-olla te saate siiski Liila Rossi loodud kaost ära kasutada. Ilma sinuta pole sellel plaanil mingit mõtet. Teil on õigus, ma pean. Katalüst ja Majurat ei ole enam. Ma hoiatasin sind. Katkise imelise kandmine murrab viimaks ka selle kandja. Imelise vigastustest saavad sinu haavad. Mul on ükskõik, Gabriel. Tahan teid aidata. Mitte sellise hinnaga. Enam mitte sellise hinnaga. Või siis mitte, miks me siia tulime? But then, what are we doing here? Gabriel ei laseks mul seda teha, aga ma kavatsen luua ülivõimsa sentikoletise, kõige võimsama, kes on kunagi olemas olnud. Ei, ära tee seda, sa peaksid puhkama.
Gabriel tahab iga hinna eest neid imelisi kätte saada ja mina tahan need talle viia. Kui romantiline! Tusu, suled laiali! Lenda mu imeline amokk ja ärata mu loodu ellu. Lepatriinu, mina olen Majura. Sina oled mustakassi ustav partner ja sul on ainult üks eesmärk, võtta temalt ta imeline. Ma olen valmis, Majura. Kõigepealt jälgi, et tainatükid oleksid õige nurga all, siis hakkad neid voltima. Esmalt 2/3 enda poole. Kas ma tohin vastata? Lehtaina tegu on alles pooleli. Siin Marinett, jätke sõnum. Väike ülevaade minu juurdlusest. Ei sõrmejälgi ega muid tõendeid. See, kes seda tegi, oli ülimalt põhjalik. Kahjuks. Hoiame ühendust. Siin Nadja Šamak otse Triumfikaare juurest, kus Lepatriinu võitleb uue superpahalasega. Mina olen Majura ja hävitan Lepatriinu. Las ma arvan, me tõttame su emandale appi. Me oleme temaga üks tiim. Me peame Marinetti aitama ka enne. Plääk, küüned välja. Must kass ruttab appi mu emand. Teeskle nagu oleksid viga saanud. Ei, mu emand. Lepatriinu võitleb Triumfikaare juures Paabulinnus pahalasega. Kas must kass on ka seal? Mis värk Lepatriinu ja Majuraga on? Ilmselt on see öölase lõks. Ma pean sinna minema enne, kui must kass lõksu langeb. Oi, ole mina alles koba. Kas võin minna riideid vahetama? Pole vaja, kullake, õige pagar ei karda end jahuseks teha. Kaunista enne need piparkoogid ära, siis võid minna. Oled kombes? Ära minu pärast muretse, mine otsi Majura üles. Ai, must kass, mul on nii halb olla. Midagi on siin mäda, me peaksime ju haavamatud olema. Must kass ei kahtlusta midagi. Võta temalt ta imeline, enne kui õige Lepatriinu kohale jõuab. Must kass, ära jäta mind. Mis toimub? Olen alati leidnud võimaluse oma tõelisi tundeid sinu eest varjata, aga ma ei suuda enam. Sa ütlesid, et armastad kedagi teist. See on läbi. Nüüd viimaks mõistan, et sina oled alati minu kõrval olnud, isegi siis, kui olen sind kõrvale lükanud. Sinu tunded minu vastu pole muutunud ja minu omad kasvavad päev-päevalt. Ma ei suuda kauem teeselda. Nüüd. Vaata ette, must kass. Sa ajad fantaasia tegelikkusega segi. Sina ei olegi Lepatriinu. Ei, tema ei ole mina. Ta manipuleerib sinuga, sa ju tead, et ma armastan teist. Kuula oma südant. Kuula oma mõistust. Sa oled kõigest illusioon. Näed, ma olen täiesti päris. Võimatu, 2 Lepatriinut ei saa olemas olla. Ilmselt on ta Lepatriinu fänn, kes on langenud öölase mõju alla. Ära lange lõksu. Ei, mu emand. Me peame pahalasest jagu saama, minuga tegelema hiljem. Vaat see on õige Lepatriinu. Kuidas sa võisid selle õnge minna? Hea töö sinu võit, ma olen vale Lepatriinu, aga ma ei lase sul kataklüsmiga oma kõrvarõngaid ära võtta. Mida? Miks ta? Kas veame kihla? Sinu kord, must kass. Kata... Ei, mitte kõrvarõngad. Tervitus, Majura. Majura? Aga ta näeb välja nagu päris. Asjad ei ole alati nii, nagu need esmapilgul näivad. See Lepatriinu ei ole illusioon ega kumma mõju alla langenud isik. Ei, ta on sentikoletis. Aga näeb palju ehedam välja kui need, kellega me varem oleme võidelnud. Lausa täiuslik, nagu poleks temast kübetki pahalast. Oleksid võinud seda teada, kiisuke. Ma pole kaugeltki nii täiuslik. Mina armastan sind sellisena, nagu oled.
sain vihje, kus ta amokk võiks olla. Vaata, mis Majural käes on. Võta neilt nende imelised ükskõik mis hinnaga, ära hoia end tagasi. Sentivägi! Ma näitan sulle õiget. Võluväge! Sina oled igatahes õige Lepatriinu. Aidake, ma jäin kinni. Natali? Nuru, miks sa mind ei äratanud? Ma ei suutnud, isand, te magasite nii rahulikult. He's fine. Majura näeb nii väsinud välja. See on meie võimalus temast jagu saada ja selgitada, kes end ta maski taga varjab. Kata kõrvad kinni. Ei. Mis toimub? Sul on õigus. Temas pole kübetki pahalast. Selle vidina omanik juhib Sentikoletist. Tema täidab üksnes käsku. Sentikoletis, sa oled nüüd vaba. Mina ei käsuta sind, kuid palun, et aitaksid meile Majura imelise kätte saada. Aitäh, Lepatriinu, muidugi ma aitan sind. Enam lahedamaks minna ei saagi. Nüüd oleme tiim Must Kass ja ta Lepatriinud. Kuidas teile meeldiks mutukad ja kiisuke? Sina ütled, Lepatriinu? Oleksin võinud aimata. Ma vabastan sind olemisest. Kuidas sa võisid? Tunned Sentikoletisele kaasa? Öölane. Sina oled tõeline koletis. Selles veendute õige pea. Tundsime sinust puudust, vana toi. Sa ei pahanta, kui ma sind nii hüüan. Su naljatuju kaob, kui ma su imelise endale saan. Must kass, kata mind! Lepatriinuga on korras. Ei! Kataklüsm! Tubli kiisuke! Nüüd pean Majura imelise kätte saama ja ongi kõik läbi. Šah ja matt öölane, anna heaga alla. Piisab, kui ma ootan paar minutit, kuni sina ja su lemmik muundute tavalisteks lasteks. Nii nõrkadeks, keda on nii lihtne hävitada. Lase must kass lahti. Lase Majura lahti. Tühja minust. Sa suutsid Majura paika panna. Ma poleks sellega üksi hakkama saanud. Miks sa seda tegid? Sest me oleme Lepatriinu ja must kass. Ainult Lepatriinu ei kõla üldse nii hästi. Sa ei tohiks selliseid asju öelda. Tõelise Lepatriinu süda kuulub ikkagi kellelegi teisele. Oleksin võinud arvata. Imeline Lepatriinu! Isegi sinu imelised ei suuda teist putukat tagasi tuua. Paabulinu supervõime võib valesti kasutades olla väga julm. Isegi julmem kui liblika oma. Natali, sa astusid jälle mu keelust üle ja seadsid end ilma asjata ohtu. Su plaan oli geniaalne, aga sul pole minu aitamiseks imelist vaja. Te vajasite Majurat selleks, et leida valvur. Ma pole enam selles nii kindel. Kui peaksite kunagi jälle Majurat vajama, olen teie jaoks olemas. Tänan. Oh, ciao, Adriano, come stai? Mul läheb hästi, Giuseppe. Liila, te olete tuttavad. Su isa uus muusa on lausa imeline. Ta on kogu maailmas reisinud ja tunneb kõiki kuulsusi ja ta on itaallane nagu minagi. Adrian, sa võid mulle soovitusi jagada. Mul ei ole selliseid kogemusi nagu sul. Kas saate meid korraks kahekesi jätta? Muidugi. Korra ma juba hoiatasin sind, aga sa ei võtnud mind kuulda. Sa tegid mu sõbrale Marinetile haiget ja mulle see ei sobi. Mina tegin Marinetile haiget, tema ju. Ma ei tea, kuidas su valesid paljastada, sest sa oled nii osav valetaja. Mõtle midagi muud sama veenvalt välja, aga seekord tõestab see Marineti süütust. Miks ma peaksin seda tegema? Sest me oleme ju sõbrad.
See haruldane haigus sunnib mind vahel ütlema asju, mida ma ei mõtle. Ja mul on tõesti väga kahju, Marinett. Aitäh ülestunnistuse eest, Liila, väga liigutav. Marinett, sa tohid mõistagi homsest jälle kooli tulla. Back in school tomorrow. Asjad pole alati nii, nagu need esmapilgul paistavad. Ma ei tea, miks sa tahtsid sellist sõda alustada või miks sa nüüd järsku valetasid, et see jama ära klaarida, aga mul on hea meel, et sul viimaks mõistus pähe tuli. Korrakski. Nagu sa ütlesid, asjad ei ole alati nii, nagu algul paistab. Mina teadsin algusest peale, et mu tütar pole süüdi. Oi, kas need ei ole mitte su klassikaaslased? Sel nädalal külastame Gabriela Agresti hiljutist fotosessiooni, et intervjueerida tema uut muusat, Liila Rossi. Kui tore, et see hull haigus ei takista tal oma unistusi ellu viimast. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.